Kombinatoorika, see on selline matemaatika haru, mis tegeleb loendamisega ja me kasutame kombinatoorikat, et lahendada edukalt tõenäosusteooria ülesanded. Ja kombinatoorikaga on meil seatud mõned valmid, need palju pole. Ja alustame me need kõik õpime ja üks video ka olemas, kus kõik need valimid ühes videos, aga siin me võtame ainult liitmisreegel ja korrutamisreegel. Ja millest räägib meile liitmisreegel? Kui ühte objekti saab valida m erineval viisil ja teist objekti saab valida n erineval viisil, kusjuures esimese ja teise objekti valikud on teineteisest välistavad, siis kas esimese või teise objekti valimiseks leidub täpselt m plus n erinevat võimalust. Ehk me liidame siis, kui meil on sõna või. Kui meil sõna ja, siis me korrutame ja see on siis korrutamisreegel. Ja see kõlab nii, et kui ühte objekti saab valida m erineval viisil ja teist objekti saab valida n erineval viisil, siis esimese ja teise objekti valimiseks on meil m korda n erinevat võimalust. Kohe vaatame, mis praktikas see tähendab. Need mõlemad reeglid, et me rohkem teooriat täna ei võtta. Et esimene ülesanne on siis selline. Vagnal on 5 õuna, 8 apelsini ja 4 pirni. Mitmel erineval viisil on võimalik võtta puuvilju, kui võtta tuleb üks puuvili. Vot selline lihtne küsimus. Ja me kasutame ainult üks reeglitest, kas liitmis või korrutamist. Me siin ei jaga ja ei lahuta, ainult liidame ja korrutame. Esimene küsimus. Üks puuvili võtmiseks, mitu võimalust meil on? Meil on 5 õuna ja iga õun on teisest natukene erinev. Et kui me valime ühte õuna, siis meil on 5 võimalust valida õuna. Ja? Aga võib-olla me valime ühte apelsini või ühte pirni. See tähendab, et me liidame 5 pluss apelsini valikute võimaluste arv on 8 ja siis pirnid veel 4. Siin me kasutame liitmisreegel, sellepärast, et üks puuvili tähendab, et me valime kas õuna või apelsini või pirni. Ehk esimene vastus on 17. Teine. Kui võtta tuleb kas üks õun või üks pirn, sõna või, ma arvan, et kõik näevad, sõna või tähendab, et me jälle liidame, aga nüüd me liidame 5 ja 4, kuna siin ei ole vaja valida apelsini. Üheksa võimalust kokku. Kolmas. On vaja valida üks apelsin. Üks apelsin, 8 võimalust. Me isegi siin ei liida midagi. Ma võtan järgmise slaidi, aga sama ülesanne. Kui teil küsimused tekivad, ei saa aru liiga kiiresti, siis andke teada. 4. Mis ma nüüd näen siin, et üks õun ja üks pirn. Sõna ja tähendab, et me korrutame. Ühe õuna valimiseks on meil
5 varianti. Ja ühe pirni valimiseks on 4 varianti. Nüüd me korrutame, sellepärast, et me valime 1 õun ja 1 pirn, mõlemad. Kokku on 20 võimalust. Viis. Kui valida vaja 1 õun ja 1 apelsin ja 1 pirn. Kokku 3 puuvilja. Sõna ja tähendab, et me korrutame. Viis korda 4 korda 8. No vahet ei ole, mis järjekorras siin korrutada. See on juba 160 võimalust. Nii palju. Et kui me valime seda ja seda, et kokku 3 puuvilja. Nüüd 6. Kaks puuvilja. Mis see tähendab 2 puuvilja? Kas on siin kirjas? Ükskõik mis puuvili. Ja, et Vagnal on nii palju puuvilju nagu kirjas. Kujutage ette, et me valime neist ühe. Mitu võimalust meil oli? See oli esimene küsimus muidu. Seitseteist oli, jah? Ehk esimese puuvilja valimiseks, sest et vahet ei ole, mis puuvili see on. Meil on 17 võimalust. Ehk siis 17 plus 17 või 17 korda 2? 17. See on esimese puuvilja valimiseks. Ja nüüd me kujutame ette, et see esimene puuvili on meil juba valitud ja võetud seal. Siis 16. 16 jäi võimalust, aga mis me nende numbritega teeme? Kas liidame või korrutame? Liidame. Liidame tähendab, et me valime esimene või teine. Aga me valime esimene ja teine, siis me saame mõlemad kätte, ja? Me siin korrutame. 17 ja 16. 272. Selline on 6. 7 on sarnane. Aga nüüd on 3. Siis 17 korda 16 korda 15. Väga õige. 17, et valida esimese. 17 võimalust, jah? 16, et valida teist ja jäi siis 15 võimalust, et valida kolmanda, kuna esimene ja teine on võetud juba sealt Vagnalt. Nüüd on 8. Ma võtan uue slaidi. Sama ülesanne, 8. punkt. 8. Nüüd on vaja valida mitte 2 puuvilja suvalist, ja? 2 õuna. Mis me siis teeme?
no meil on 5 võimalust võtta õuna ja ehk siis 5 korda 2. 5 võimalust võtta esimese õuna. Üks esimene õun on võetud, siis Wagner jäi mitte õuna. Siis 5 korda 4. 4. Jah. Just. Sellepärast, et Wagner jäi 4 õuna ja meil on vaja valida teist õuna veel. Et 20. Kaks samasugust puuvilja. No õunate jaoks on meil juba see arvutatud, et kui on võetud 2 õuna, siis on võimaluste arv 20. Mitu varianti meil valida 2 apelsini? On siis 9. Ja siin on ükskõik, mis puuviljast me räägime. Siin ei ole see ei ole sama küsimus nagu 6. Mis on erinevus 6. ja 9. küsimuste vahel? Et 9. küsimuses on vaja võtta 2 samasugust puuvilja, aga 6. Mis tähendab samasugust? Mis tähendab samasugust? Kas 2 õuna, kas 2 apelsini või 2 pirni? Ja, väga õige. 2 õuna või 2 apelsini või 2 pirni. Ma isegi seda kirjutan 2. Kohe kirjutan. Mõnikord midagi internetiga ei tööta. 2 õuna või 2 apelsini või 2 pirni. Või tähendab, et me liidame, jah? 2 õuna on meil juba arvutatud. See on 20. Vaatame 8 punkti, jah? Järgmine sõna või asendame plussiga. Et matemaatikas see on pluss. 2 apelsini sama loogikaga nagu 8. Me arvutame aga apelsinid. Esimese apelsini võtmiseks on meil 8 võimalust. Ja teise apelsini võtmiseks juba 7. Ja me need korrutame, kuna võetud on esimene apelsin ja teine. Järgmine sõna või me jälle asendame plussiga ja pirnide arv on siis 4 korda 3 sama loogika nagu apelsinide ja õunate kohta. 20 pluss 56 pluss 12. 88. 88 võimalust, et me võtame 2 samasugust puuvilja. See on juba päris selline raske küsimus, jah? Et siin on vaja nagu isegi plaani kirjutada, nagu mina kirjutasin, kui vaja. See ei ole kohustuslik, te ei pea seda tegema, aga kui see aitab, siis te oma konspektis kindlasti, kui lahendate sellised ülesanded, proovige ka nagu kirja panna plaani sõnadega, mis te arvutate ja siis numbritega. Nüüd on 10. Üks õun ja üks pirn või üks õun ja üks apelsin. Seal siis tuleb 20 korda, korra siis selle... Kus sa võtsid 20? See on võimalus võtta õune. Ja pirni, jah, õige. Mina kirjutan
5 korda 4, jah, saab kohe 20, ei ole probleemi. Või tähendab, et me liidame. Nüüd üks õun ja üks apelsin on siis 5 korda 5 korda 8. 8. 20 pluss 40, 60 võimalust. No ja viimane. Mis on erinevus 6 ja 11 küsimus? Siin me peame ära võtta võimalust, et me võtame näiteks 2 õuna või 2 apelsini. Ja, Me peame kindlasti võtma erinevad. ja. 6 küsimus oli nii, et seal võimalik oli, et me võtame 2 õuna või õun, apelsin või õun, pirn ja nii edasi. Kõik võimalused, kus on 2 puuvilja, on seal sees. Aga siin nad kindlasti peavad olema erinevad. Et siin on 2 varianti, kuna meil on mõlemad arvutatud, kus on kõik võimalused ja võimalused, kus on meil ainult samasugused puuviljad 9, jah? Et me võime tegelikult 6 vastus miinus 9 vastus teha. Mis oli meil 6 vastus? 272 ja kui me lahutame 82, siis me saame õige vastuse. Aga kujutame ette, et meil ei ole enne seda midagi arvutatud. Et oli selline ülesanne ja ainult üks küsimus number 11. Mis me siis teeme? Millised variantid on meil olemas siis? Et võetud puuviljad, millised võivad olla? Õun ja apelsin. Või õun ja pirn, et vahet ei ole, mis järjekorras, seal võib olla apelsin ja pirn. Või siis apelsin apelsin ja pirn. Aga paneme nüüd numbrid asemel. 5 korda 8 pluss 5 korda 4 pluss 8 korda 4. korda 4. Mis vastus me saame? 40 pluss 20 on 60 ja 60 pluss 32 on 92. Kokku on 92. No mul tuli välja niimoodi. Ma loodan, et see on õige. 40. Ja miskipärast ei klapi selle, kui me 6. Miks 6 nii suur? Muidu 2 puuvilja. Kui me 6. 9. lahutame, siis ei tule ju sama. Siis on mingi siin erinevus. Erineva puuvilja. No ma pean mõtlema, et miks ei klapi, te võite pärast ka mõelda natukene. 92 võimalust, jah? Aga siin loogiliselt on meil kõik õige, jah? 2 erineva puuvilja tähendab, et nad ei saa olla võrdsed. No, samasugused.
Et kas õun apelsin, õun pirn või apelsin pirn, muud varianti siin pole. Kas me peale arvutasime õigesti? Okei, ma siin mõtlen veel. Miks nii? Ma arvan, et see meie vastus, 11 vastus on õige. Aga me liigume edasi. Järgmine küsimus. Siin on eesti keelega seotud, siin on vaja tähistikku teada natukene. Internetis ma leidsin, et 23 tähti ilma võõrtähtedeta on siis eesti keeles. Proovime siis vastata. Mis tähendab 3-täheline sõna? Me muidugi siin ei vaata seda, et tal on mingi tähendus, jah? Me lihtsalt koostame tähtedes see on ükskõik mis sõna, näiteks kui, õun, õide. Ja ilma tähenduseta ka. TKR ka sobib. Et selles mõttes, et siin ei ole, mul on isegi pandud siin jutumärgid, et sõna, jah, nagu sõna. See ei ole nagu tähendusega sõna. See on lihtsalt sõna, mis võimalik, kui meil on tähed, 23 tükki, mitu erinevat sõna me võime tegelikult koostada nendest. Kui meil on sõnas 3 tähti, ma praegu teen sellise illustratsiooni, et see nagu punktidega. Et meil on esimene täht, teine ja 3. Kui ma esimese tähe valin, mitu võimalust mul valimiseks on? 23. 23. Korda 22, korda 21. Aga siin võivad sõnas võivad korduda tähti. Ehk see, mis me kasutasime esimesena, me tegelikult võime ka kasutada teisena. Ehk sõna KKK meie jaoks ka sõna. On ju? Okei. Et siis lihtsalt 23 korda 23 korda 23. Õige. See variant, mis sina ütlesid, et see on just teine küsimus. Et kui korduda ei tohi need tähti, siis see, mis oli võetud esimesena, me ei saa enam võtta ja meil on ühe võrra väiksem võimaluste arv. Ehk kokku nii palju võimalust. Ja teine, me teeme nüüd 23 korda 22 korda 21. Ja nüüd 3. küsimus, et sõnas on täpselt üks täishäälik. Mitu täishäälikku on tähistikus? Kes teab või kes praegu guugeldab? Mul siin pole kirjas. 9. Usaldan. 9 täishäälikku. Väga hea.
Siin ei ole kirjas, et ei saa korduda, aga täishäälikute arv peab olema ainult üks, jah? Et me valime siis täishääliku. Ja siis jäi veel 14 kaashäälikku, jah? Ja kui me valisime ühte kaashääliku, siis veel ühe kaashääliku vaja valida. Ja kuna nad võivad korduda, siis on ka 14. Siin on ka niimoodi, et see koht on ka tähtis. Siin ei ole kirjas, kus sõnas see täishäälik peab olema. Praegu on selle täishääliku, mis on üks selles sõnas. Koht on esimene koht. Aga mis juhtub siis, kui ta on teisel kohal? Kas sellised sõnad ka sobivad meile? Mis te arvate? Kas te võite korrata küsimust? Praegu on mul leidnud, ma võin arvutada. Oodake, ma arvutan siis võtan. 9 korda 14 korda 14. Et 1764 sellist sõna, kus esimesel kohal on täishäälik ja ülejäänud 2 kaashäälikut, mis võivad korduda. Siis me võime jah. Siis me võime teha pluss 14 korda 9 korda 14 pluss 14 korda 14. Issand, me võime lihtsalt kolmaks korrata seda. Jaa, vot just nii, väga hea. Et tegelikult see korrutis on täpselt sama siis, kui see 9 on keskel või see 9 on viimasel kohal. Et lihtsalt me võtame see number, mis me arvutasime 1764 ja me korrutame seda 3-ga. Ja siis see on meie lõppvastus. Viis 1292. Hästi. Mõned siin veel, aga nad ei ole sellised rasked. Iga ülesanne on siis üks küsimus ainult. Mitmel erineval viisil saavad teatris 6 inimest 11 kõrval istuda. Et siin on niimoodi, et meil on 6 inimest ja meil on 6 istet. Näiteks esimene inimene 6 valib endale istet. Mitu erinevat võimalust tal on seda teha? 6 korda 6, 30. Ei, tal on ju 6 võimalust. Kui esimene valib endale istet, siis tal on 6 istet vabad, jah? Ta valib ja tal on 6 võimalust. Kui ta juba istub see esimene, siis järgmine, kui ta valib, mitu võimalust tal on? Tal on 5. 5. Ja 6 ja 5 me omavahel korrutame. Sellepärast valib esimene ja valib ka teine. 4. jaoks on juba 4 võimalust. Samamoodi 3. jaoks 3. Teise jaoks 2. No ja viimane, tal ei ole eriti valiku, tal on üks vaba iste. Kokku 720. Ehk kasutades korrutamisreegel saab leida seda. Tegelikult kombinatoorikas me õpime veel pärast
permutatsioonid ja permutatsioonide valimiga saab ka arvutada sama, et see on põhimõtteliselt sama asi. Aga korrutisreegel ka sobib. Järgmine. Kui palju on kolmekohalisi arve kokku? Siis me võtame nagu 10 arvet nagu 0, 1, 2 ja nii edasi. Meil on arvud ja meil on numbrid, ja? Arvud on kõik kahekohalised, kolmekohalised ja nii edasi, aga numbrid, need on ainult 10 tükki. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 9. Aga me moodustame ju arve numbritest. Ja, me moodustame arve numbritest. Äkki 100 kuni... Kuidas Piret? 100, alates 100 kuni 999. Kas see võiks nii olla? See võiks olla tõesti. Saab mõelda ka niimoodi, et esimene number, mis on kolmekohaline, on 100 ja viimane on 999. Me lihtsalt lahutame ja saame. Aga kui me tahame kasutada korrutamisreegel, et kuidas teistmoodi me saame ka seda leida. Et me koostame arve numbritest, ja kui meil on kolmekohaline arv, siis me kasutame 3 numbri selle moodustamiseks. Meil on sajandikud, kümnendikud ja ühendikud. Kui me valime, milline number me võime kasutada, et täita esimene koht. Me ei saa kasutada ainult 0, ja? Sest et 0-st ei alga ühtegi arvu. Saab kasutada 1 kuni 9, ehk kokku on 9 võimalust. Ja et valida teine koht, mitu võimalust on teise koha täitmiseks, siis on meil juba 10 võimalust. Ma ei saa aru, miks 10? No 0 ka sobib. Ja õigus, jah. Et leida seda, kui me lahutamisega leiame, siis me 1000 ikka miinus 100 teeme, siis me leiame, et need on 900. Niimoodi me ka saame 900. Ja viimane koht on ka 10 võimalust, kuna 0 võib olla teisel kohal, ta võib olla kolmandal kohal, aga ta ei saa olla esimesel kohal. Sellepärast esimese koha jaoks on meil ainult 9 võimalust. Ja kui me korrutame 9, 10, 10, siis me saame 900. Et meil on ainult 900 kolmekohalisi arve. Liigume edasi. Ja mitu kolmekohalist paarisarvu on olemas? Kas tohib küsida, mis on paarisarv? Kas see on see, mis saab jagada 2? Ja, 2-ga, ja. Kui me 2-ga võime jagada, siis on paarisarv. Kui me 2-ga ei saa jagada täpselt, siis on paaritu arv. Et arv on, kui ta on täisarv, siis ta on alati kas paarisarv või paaritu arv. Ainult 0 on selline neutraalne. Kas me võime siis jagada 902-ga ja siis saame 450 võimalust? Võime, tõesti. See on üks variant, kuidas seda teha. Kui me proovime kasutada korrutisreegel, mis me siis teeme? Meil on jälle 3 kohta.
kui on arv kolmekohaline, kuidas me saame aru, et ta on paarisarv ehk see arv on võimalik kahega jagada? no mul on Mis üks lõpp tal teooria, peab olema? et kuna nagu neljandas küsimuses me võtsime, et numbre on 10 tükki, aga nendest ainult pool on paarisnumber ehk siis näiteks esimene, mida me paneme siia, on 4, sest 0, 2, 4, 6. 0, 2, 4, 6, 8. Ei, 0 me praegu ei saa võtta, sest see on esimene, ehk siis 2. Ma natukene sind parandan selles mõttes, et sa õigesti kõik räägid, aga see ei kehti esimese numbri jaoks. Esimene number arvus ei näita meile, kas ta saab jagada kahega või mitte. Viimane number. Jaa, õige, jaa. Viimane. Okei. Ehk viimase jaoks õigesti sa mõtlesid, et on ainult 5 varianti meil. 0, 2, 4, 6, 8. Et 5 varianti valimiseks viimane number. Ja keskmine võib olla ükskõik milline ja esimene ei saa olla 0, aga muud variandid sobivad. Ehk tõesti see on 450. Kui me 900 jagame kahega, siis saame sama vastus. Et selles mõttes, kui selline ülesanne lahendada, mul vahet ei ole, mis te teete kontrolltöös, arvestuses või testis. Te võite nii ja naa. Kui on mingi teine variant sobib ja see on teie, isegi kui keegi niimoodi enne teid ei teinud, teie tegite, aga see on õige, siis on väga tore. Aga vot see meetod, miks ma nüüd räägin rohkem, et proovime selle meetodiga, sellepärast, et kui ma siin küsin juurde, et mitu, ma natukene taga lähen siia, kui palju on kolmekohalisi arve, aga kui ma siin küsin nagu juurde üks küsimus, nimetan seda 4,1, 4.1, et see on nagu A-küsimus, jah? Kui palju on kolmekohalisi arve, kus numbrid ei kordu? Kus numbrid ei kordu? Selle meetodiga, mis nagu, kus me kasutame korrutisreegel, on see nagu ei ole raske leida. Kui lihtsalt teistmoodi kuidagi mõelda, siis on natukene raskem. Mis tähendab numbrid ei kordu? Et kui me juba mingis kohas kasutasime seda numbrit, siis me rohkem seda kasutada ei saa. Et kui me valime jällegi 3 numbri, esimese koha jaoks on meil jällegi 9 võimalust. Ja kujutame ette, et üks number me juba valisime. Me seda valida enam ei saa, kuna meie tingimus, et numbrid ei kordu enam. Siis jälle 9, sest 0 jälle võib olla. 9, sest 0 saab, aga see, mis me esimesena panime, siis ei saa. Ja viimane koht on 8. Super, jaa. Kuussada 48. No see ülesanne, ma kardan lihtsalt, et me ei jõua, me jätame viimasena, me teeme seda ülesanne kõigepealt. Ja siis see, mis eelmine oli. Jõuame ikka, ma arvan. Klassis on 12 tüdrukut ja 15 poissi. Mitmel erineval viisil on võimalik valida klassist
ühe tüdruku. See on selle esimesega, mis me täna tegime sarnane. Seal oli puviled, nüüd on tüdrukud ja poisid. Ühe tüdruku valimiseks on 12 võimalust. 12 võimalust, jaa. Ühe õpilase valimiseks mitu võimalust. Vahet ei ole, kas tüdruk või poiss. 12 pluss 15 Väga hea, liitmisreegel. ja siis 27. Jah. Kolmas. 2 õpilast vaja valida. 27 korda 2. Ei, oota, mis 27 korda. Üks on valitud nendest. Jäi 26. 26 ja see korda 2 on tihti, ma tean, see nagu tahaks kahega just korrutada, aga ei. No ta ei kirjuta mul praegu. Teete 102 muidu. Mõelge 4. Äh, 12 korda 15. 12 korda 15, jah. Jah, väga hea. See on selline ülesanne kinnitamiseks, mis me täna võtsime. No, ma kardan, et minu pliiats nüüd loobus üldse koostööst, nagu ei taha. Siin kirjutab. Siin nüüd ka. Ahah, ma täidan seda, et 12 korda 15. Peas ma ei hakka juba arvutama. Niimoodi. No just, teeme nüüd see. Mitu kolmekohalist arvu, mis ei jagu 5-ga, on olemas? Mis me teame 5-ga, mis on 5-ga jagamise tunnus? 0, 5. 0 ja 5 peavad olema kus? Lõpus. Lõpus. Et kui seal ei ole 0 ja 5, siis on 8 võimalust. 8 võimalust, et viimane koht täita, jah? Ja. Keskmise koha jaoks mitu võimalust valida numbri? 9. Ja miks mitte 10? Kas mingi number ei sobi? Ei, sobib küll. Ja, sobib siis küll, 9 on esimene. Esimene on 9. 720.